19. juunil koguneb Eesti Jalgpalliliidu üldkogu ja valitakse Jalgpalliliidule uus president ja 4 kuud on tänaseks päevaks möödas sellest hetkest, kui Ragnar Klavan teatas oma sportlase karjääri lõppemisest ja sellest, et kandideerib siis Aivar Pohlaku kõrval või Pohlaku vastu EJTL-i järgmiseks presidendiks. 2 kuud on minna. Ragnar Klavan ja Martin Reim, tere! 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 Kuidas oli see õige otsus, arvestades kogu seda hoopis teistsugust tähelepanu, Ragnar, mis sulle on saanud osaks alates sellest hetkest, kui sa detsembris välja ütlesid selle, et sa tõesti Jalgpalliliidu presidendiks kandideerid. Oli see õige otsus ja kui palju selline enda tõestamine hoopis uues valguses on nüüd ikkagi väljakutset pakkunud? Ma arvan, et see oli kohe kindlasti õige otsus ja nüüd sellel teekonnal siis sellised suurepärased inimesed nagu Martin ja väga paljud teised on siis sellele teekonnale minuga kaasa tulnud. Aga vaadates, kui palju arutelu ja diskussiooni meil nüüd Eesti jalgpalli ümber käib, mida me ei ole saanud põhimõtteliselt 20 aastat teha, on ikkagi juba suurepärane asi meil Eesti jalgpalli arengu jaoks. Nii et juba selles kontekstis oli see vajalik ja eks kui ma Eestisse tagasi tulin, siis ikka seal küsiti ja vihjati, et kas mingi hetk ma võtan selle teekonna ette. Siis ma ütlesin, et praegusel hetkel ma veel ei oska öelda. Vahepeal tegin ka tiiru siis Jalgpalliliidu juhatuse liikmena ära ja siis see andis ka sellise lõpliku kinnituse, et ma võtan selle teekonna ette. Miks ikkagi? Ma tean, et sa oled korduvalt sellele vastanud, aga see on see kohustuslik küsimus, et ikkagi miks ja mis sai selleks otsustavaks kaalukeeleks, et ma ikkagi selle otsuse teen, sest valikuvariante oleks olnud teisi ka, mida edasi teha. Miks just see kõige kõrgema ametniku, funktsionääri koht kõige mõistlikum tundus? Ma arvan, neid põhjuseid või neid väikseid põhjuseid ei ole üks konkreetne põhjus. Neid väiksemaid nurkasid oli seal mitmeid, aga ma arvan kõige põhilisem, mida ma siis väga siiralt sügaval oma südames usun, on see, et Eesti jalgpalli potentsiaal on suurem ja kõrgem, kui ta praegusel hetkel on. Julge väide, Martin Reim, teie tiimil ei ole üldse mitte lihtne vastane. Ja ma tean, et vastasena te ennast Aivar Pohlakule tegelikult ei taha positsioneerida, aga kuna kandidaate hetkel tundub, et on 2 ja mitte rohkem, siis võib üsna kindlalt öelda, et Pohlaku näol teil ei ole lihtne vastane. Ja klaarime selle ka ära, et kust kohast teab Aivar Pohlak seda, kui ta väidab, et ta ei usu, et üle 40 toetaja klubide näol teil koos on. Kust ta teab seda? Seda võiks küsida klubidelt siis, et... Aga palju on siis toetajaid praegu? Mina tean, seda näitab ju siis, kui on hääletamine, aga ma arvan, et me jalgpalli inimestena, eriti kui sa oled Eestis, siis jalgpallist pole kunagi midagi kergelt tunda, et ka see vastasseis on meile täiesti igapäevane elu, et kogu aeg, et see siis koondis või klubis on kogu aeg rasked vastased, nii et eks mina sekundeerin nüüd siin ka Ragnarile, et nii palju jalgpalli teemal või üldse arutelu, kas me siis treeneritest või infrast või kõigest, et pole olnud väga-väga ammu, et kui praegult käib ja see on juba märk, et tegelikult oli vaja nii-öelda nagu see diskussiooni oli vaja teist kandidaati. Ehk et panna vist rääkima, mitte ainult siis uusi mõtteid, vaid ka siis vana juhatuse president ka nii-öelda nagu tulla sellest võib-olla mugavustsoonist välja ja ka liigutama hakata. Liigutama hakata. No tegelikult tänase selle esimese episoodi fookuses meil ongi treenerid, noortetöö, noortemängijate kvaliteet ja vabatahtlikud. Nende siis olemasolu puudumine ja tulevikuvisioon. Aga üks võib-olla selline väljaütlemine ühe pikaajalise klubi omaniku poolt, mis natuke illustreerib seda olukorda, mis puudutab toetajaid, on Levadia omanik Viktor Levada, kes on öelnud, et
väga märkimisväärselt või kõnekalt mõnes mõttes, et tema hetkel ei näe, et Pohlakule oleks Jalgpalliliidu juhtimises alternatiivi, aga kui Klavan tuleb välja arvestatava programmi ja meeskonnaga, siis ta kaalub Ragnar Klavani poolt hääletamist. Ma arvan, et sellist mõtteviisi tegelikult kohtab päris palju, see on ka arusaadav, arvestades, et Aivar Pohlak on 18 aastat seda alaliitu juhtinud. Et igasugune muutus tundub täiesti totaalselt uus asi, et selleks, ütleme, võib-olla isegi raske ette kujutada, mis see uus visioon on, kui 18 aastat on asju tehtud ühe juhtimisstiiliga. Kui kerge või raske või kui palju sa üldse, Ragnar, paned rõhku sellele, et klubisid ja jalgpalliga seotud inimesi nagu veenda? Mulle tundub, et sa oled natuurilt rohkem selline inimene, et sa lihtsalt käid, veedad nendega aega ja sa pigem võib-olla sellist nagu veenmistööd ei teegi, aga mida inimesed su käest küsivad, kui sa kohtud? Ma tean, sa oled ümber Eesti palju ringi sõitnud praegu, Riias ka erinevatel üritustel just hiljuti käinud, et mida inimesed küsivad ja mis selle 4 kuu kampaania tegemise jooksul praegu selgemaks on saanud kui alguses? Väga palju on selgemaks saanud, sest et selle 4 kuuga või 4 kuud tagasi minna, siis algus oli põhimõtteliselt nullist. Eks me teadsin, et Tallinna Kalevise toetusega suurel määral võib arvestada, eks seal oli Paide hääl ja võib-olla oli siis ka paar üksikut veel, aga see hakkaski nullis, sest ei olnud kindlat allkirjade hulka olemas, siis, mis kandideerib see, et jõuab järgmisele tasemele ehk kandidatuuri ülesseadmiseks 15%. Ei olnud programmi, ei olnud tiimi, jah, selles suhtes muidugi mõtteid Eesti jalgpalli arenguks oli, aga see ei olnud ka kuidagi konkreetselt paberil kirja pandud, siis saigi sellega alustatud ja nagu ma alguses ütlesingi, soovin kohtuda kõikide Jalgpalliliidu liikmetega, kellega siis arutada seda, kuidas nemad näevad seda tulevikku ja sellepärast, et päeva lõpuks on liikmed need, kes selle asja ära peavad tegema, mitte Jalgpalliliidu president või juhatus. Et liikmed on need siis, kes annavad selle suuna. Nemad näevad, kuidas Eesti jalgpall peaks toimuma, sest et päeva lõpuks nemad on seal põllu peal ja teevad neid asju. Ja ma saan aru, et vaieldamatult üks, milles nõustub nii praegune juhatus kui klubid, kui ka siis nii-öelda kandideeriv vastastiim on see, et probleem number 1 või ütleme tähelepanu vajav teema number 1 on siis tegelikult töö noortega ja treenerid. Ma saan aru, et selles ollakse enam-vähem ühel meelel. Ma isegi ütleks, et praegusel hetkel juba pikemat aega on treenerid kuidagi tahaplaanil jäänud. Nendest ei ole üldse väga pikalt räägitud, ei ole võideldud nende väärtustamise nimel, et ma isiklikult leian, et seal peab olema suur muutus, et kui me räägime ka siis minu sellisest suurest unistusest ja selle meie tiimi unistus, et kuragi võiks olla Eesti FIFA top 50 selle edetabelis, siis see hakkab kõik vihta sellest selgroost ja selgroog on treenerid. Ja ma arvan, et seal saab palju suuremat fookus suunata treenerite peale ja see fookuse seadmine ongi väga tähtis, sellepärast see treenerite siis programmi osa on number 1, jah, see kõige tähtsam tees on seal ikkagi avatud ja läbipaistev juhtimine, aga treenerid on siis see, mis on nagu see kõige suurem muutus, mis peab toimuma, sinna peab suuremat fookus seadma, sinna tuleb leida ressursse juurde ja see on ikkagi, kui praegusel hetkel vaadata pikemat aega oleva presidendi ja juhatuse poole, siis see on kindlasti tahaplaanil jäänud. No rankingutest rääkides ja Eesti paiknemisest FIFA tabelites, siis Eesti on seal kusagil 87. ja 111. koha vahel niimoodi kõikunud, et see on üks viis, kuidas hinnata praeguse juhatuse tegevust viimaste aastate, viimase 10 jooksul. Kui ma arvan, et kui praegune juht ja tema tiim oleks ka hetkel siin meiega koos, et siis ma arvan, et nad kindlasti ütleksid, et kuulge, tegelikult lisaks sellele FIFA edetabelile on palju väga häid asju ikkagi ära tehtud, et ei saa mõõta ainult selle tabeli põhjal. Ma loen ette mõned saavutused, mis Jalgpalliliit
ise on hiljuti välja öelnud, kuidasmoodi milles nemad mõõdavad oma tulemuslikkust ja siis ma väga suure huviga kuulaks, kuidas te hindate neid saavutusi. Et muuhulgas 2018 sai valmis Rahvusstaadion, toimus UEFA Supercup Eestis. Naiste ja tüdrukute jalgpallis osalemine on 2-kordistunud 50% võrra viimase 10 aasta jooksul. UEFA U17 finaal toimus Eestis 2 aastat tagasi. Esimene Eesti kohtunik Karolin Kaivoja kvalifitseerus naiste MM-is siis Austraalias ja Uus-Meremaal toimunud MM-ile. Järgmine aasta toimub UEFA U17 poiste turniir Eestis. On ehitatud palju uusi sisehalle ja ka varasemast tihedam koostöö Soome alaliiduga. Ma arvan, et need oleksid, mitte ma ei arva, vaid need on tegelikult see loetelu, mida on Jalgpalliliidu inimesed ise hiljuti välja öelnud, kuidas nagu nemad, seades ka praegu järgmise 5 aasta strateegiat, millele nemad tähelepanu juhivad. On see 10 aasta peale kokku võttes selline tubli tulemus või on seda vähe, oleks võinud rohkem suuta teha? No jah, ütleme, eestlastena võib ju, me oleme tavaliselt niisugune tagasihoidlikud ju, et jah, head niigi on või nii, aga ma arvan, see samast reitingust, ega jah, raske on ju mõõta, et mille järgi sa veel mõõdad, eks reiting koondiste oma, noortekoondiste finaalturniiridel või kuskile kaugemale jõudmine, klubide, eurosarjad või ka, võtame siis natuke madalamalt siin kas või noorte, ma ei tea, meil on Balti liigat mängime, kas me võidame seal isegi lätlasi, leedulasi või on mingid noorte turniirid, kus me käime, igal pool oleme üldiselt tagapool. Ehk et kui me sellega rahul oleme, nagu klubid sellega rahul on, eks, et nagu Ragnar ütles klubid hääletajad, siis loomulikult võib ju öelda, et jah, mängime jalgpalli, meil on samasugune ümargune pall ja 11 mängijat väljakul ja nii edasi. Aga ma arvan ka, et need eesmärgid ja ambitsioonid peavad olema suuremad ja see, et meil on neid finaalturniire, see on ju tegelikult lobitöö, eks, et see ei ole otseselt, see ei ole meie koondised välja võidanud neid turniire, eks, et nad on kuskil finaalturniiril, et kõik need korrad või Rahvusstaadion on loomulikult tore, et meil on nii-öelda spetsiaalne jalgpallistaadion, mis tegelikult 2002 eks ehitati, esimene mäng, isegi seal mängin, et sai lõpuks valmis, et mina paneks siia kõige suuremaks võib-olla plussiks tõesti nüüd need jalgpallihalle, mida on siis lõpuks viimasel ajal nagu riigiga koostöös jällegi lobitööna, eks, et tehtud, et see on võib-olla ainuke selline, mis on reaalselt kasu toonud kohe, et ma ei saa väita, et A. Le Coq Arena, kui ta valmis ei annaks ka seda visuaalset või pealtvaatajatele paremat efekti, aga nagu reaalselt, et tõesti selle 10 aastaga, et nüüd nagu alles me halle ehitame, me oleme juba samast Islandist, ma ütlen, vahest on Islandist siiamaani pärast, et kogu aeg tuuakse näiteks, et kuidas nii väike riik, nii väikse rahvaarvuga, et miks nemad jõuavad meie, on ju. No praegu võrdlus on isegi mõnikord Fääri saartega. See on juba, jah, et 20 aastat tagasi juba on ju koostöös riigiga kõiki neid asju tehti, et seepärast see vahe on nagu kerked, me oleme nagu tegelenud ainult oma seal sees, me ei ole piisavalt palju tõesti olnud pinnuks seal sellele riigile niimoodi, et oma häält teinud, et mitte ainult jalgpalli, aga spordikogukond üldse, kui me treeneritest räägime nii, siis see ei ole praegune uudis, et treenerid on, ma ei tea, väikse palga või tööd ei väärtustata. Siis see on ju nii ammune asi, et miks nüüd alles nagu liigutaks või natukene seda juttu tehakse, et tegelikult see on ju ammu vaja juba, et oleks võtnud ka jalgpallit kui suurim spordiorganisatsioon kaasama teised veel ja kõva häälega riigiga sellel teemal nagu rääkinud, et ma just siin ennem rääkisin, et ma ei tea, õpetajate teema, kusjuures keegi väidaks, et ma õpetajate nagu vastu minusse väga raske amet ja nad väärivadki
palka, et kui nemad käivad oma õiguste eest ja nendel on esindajad, kes käivad, siis ma kogu aeg mõtlen, et millal treenerid nagu välja astuvad. Pärast, et nii palju häid treenereid astub kõrvale oma tööpositsioonid või teeb seda mingi muu töö kõrvalt. Et miks pärast meil on nagu vaikus, võib-olla kuskil taga, ma tean, jalgpalliliitki on praegune siis rääkinud, et peaks väärtustama ja et võib-olla haridussüsteemis kuidagi neid mingi kutsehariduse või mingi moodi. Issand jumal, ükski treener ei jõua oodata. See on nii pika vinnaga asjad haridussüsteemis võib-olla 10 aasta pärast. Seni on kõik treenerid kadunud juba. Eks see on vaja nagu ruttu ja kohe need muutused tuua või ammu tegelikult oleks pidanud, et see on viimane aeg nüüd. 1400 eurot bruto keskmiselt on Eestis täna treeneri palk. Võrdluseks kõrvale kultuuritöötajal 1600, õpetajal 1850. Need ka ei ole kõrged, eks? Ei ole ka kõrged ja treeneri palk sellest veel pügala võrra madalam. See ei ole tegelikult võib-olla see, millega atraktiivseks muuta seda ametit, et paljud, kes seda teevad seda entusiasmist ja sinna taha asju ka jääb, aga ma arvan, et on teil mõni võluvits, kuidas moodi seda kiiremini lahendada, et mis need struktuursed muudatused on, mis ellu tuleb kutsuda? Enne kui me detailselt sinna kõige tähtsam asja juurde lähme, ma enda poolse sellise kommentaari siis praegusel hetkel läbi Jalgpalliliidu siis viimast 10 aastat kokkuvõttes, et see FIFA ranking selles suhtes ei ole nüüd kõige tähtsam, et kõik vaatavad pingsalt, et mis see on, et see on konkreetne mõõdupuu siis ja see annabki suure ülevaate. Praegusel hetkel lihtsalt, kui võtta FIFA rankinud meeste A-koondis 123, nüüd liikus 121 peale, mis on super, sest vaatad, kui Jürgen Henn on tulnud, seal on mingisugune positiivne hingamine uuesti tulnud. Siis naiste jalgpallis FIFA rankingus on nad kuskil 110-111 juures. Et need on ikkagi selles suhtes sportliku taseme poolest me ei ole väga suurt sammu teinud. Ja kui see kuidagi kokku võtta, siis ma nõustugi sellest, Eesti Jalgpalliliit on palju detaile teinud, aga lihtsalt vaatad kõrvale, siis teised on teinud seda palju kiiremini ja palju efektiivsemalt. Et see on ka kindlasti üks asi, millele peaksime sellise fookuse seadma. Kui võtta nüüd, et Jalgpalliliit ise siis tõi välja selle, et rahvusstaadion on valmis saanud, siis ütleme niimoodi, et kes selle rahvusstaadioni saagaga ka väga kursis ei ole, siis soovitan guugeldada, et mis seal nagu on ka minevikus toimunud, et see on ehitatud juba siis Florale UEFA rahastuses, seal oli ka riik ja linnarahastus kõik, ja siis see osteti tagasi või osteti Jalgpalliliidule UEFA rahastuse ehk Jalgpalliliidu liikmete rahastuse eest. Et ma ei ütle, et ma ei lähe sinna minevikku, et kes ja lihtsalt Jalgpalliliit ise tõi nagu selle suure sellise verstapostina välja, et see on nüüd ära tehtud. Muidugi suurepärane, selles suhtes rahvusstaadion on meil olemas, aga see on ka tehtud UEFA rahastuse suurel määral ja ehk siis liikmete rahastuse eest. Nüüd öelda, et 50% oli vist naiste jalgpalli tõus või tüdrukute jalgpalli tõus. Ma arvan, kui vaadata enamus siis Euroopa riike, siis neil kõigil on see sarnane tõus olnud, sellepärast, et UEFA toetused on sinna poole suunatud. UEFA võttis konkreetse siis selle signaali ja suuna, et nad populariseerivad, investeerivad tugevalt tüdrukute ja naiste jalgpalli. Ma arvan, et see statistika on suht sarnane enamus Euroopa riikidel. Et nüüd, et Eesti ei ole olnud see nagu kõige kõrgema protsendiga see verstapost, kes siis on teeraja või teenäitaja olnud tüdrukute või naiste jalgpallis. Pigem me oleme naiste jalgpallis veel kaugemal, kui tüdrukute poolt vaadata, et mis meil lähiriigid siin Soome, Rootsi minna, siis ma arvan, et seal on, ma ei tea nüüd protsente, et võib-olla see 10 aastat tagasi oli juba neile nii suur, aga me oleme ikka juba valgusaastate kaugusel sealt, et see nagu mingisugune nii-öelda nagu rinna vastu tagumine väga ei saa olla. See ei ole nüüd nii meeletult suur asi, et me võrdluses teistega nüüd me oleksime mäekõrgusel või kilomeetrite kaupa oleks teistest ees olnud ja samamoodi siis nende UEFA oli vist U19, U17 finaalturniiril korraldamine, et see ongi selline hästi
korraldatud siis asi, et see ei ole selle, et Eesti koondised on nüüd, noortekoondised on tulemuste pärast nüüd jõudnud sinna, vaid on ikkagi, et on siis head tööd ka tehtud. Mis on see, mida klubid ütlevad, kui sa nendega kohtumas käid, et sa oled mitmel korral öelnud, et klubid ütlevad, et muutust on vaja, niimoodi personaalset kohtumiste ajal, muutust on vaja ja see on, võib-olla oleks juba ammu olnud vaja. Kas sa tajud, et on mingid asjad, mida klubid võib-olla avalikult ei taha öelda ja mis on täpselt see muutus, mida siis ikkagi oodatakse? Kas me räägimegi nagu väga suures plaanis juhtimiskultuuri muutusest või seal all ka veel sellisest konkreetsematest asjadest, mis on võib-olla toppama jäänud, et üks asi on see, et eks ole, delegeerida võib-olla ülesandeid meeskonna peale. Aga kas on mõni selline näide veel, mida klubid nii-öelda eraviisiliselt ütlevad, et tegelikult jah, Ragnar, me tahaks nüüd, et sina võtaks selle juhtimise üle, sest et ma arvan, et ikkagi väga paljudele, kes siis on selle muutuse poolt, soovivad seda muutust ikkagi kõige tähtsam printsiip on see läbipaistvus ja avatus siis Jalgpalliliidu kui katusorganisatsiooni puhul. Ja sealt kõik hakkab allapoole siis hargnema kogu see informatsiooni kohaleviimine nende liikmetele, mis see UEFA rahastus siis on, kui palju meile tegelikult sisse tuleb, seepärast et see UEFA rahastus on väga tsentraliseeritud. See ei ole väga selline, et nüüd keegi käib seal UEFA koridorides rääkimas ja nüüd kuule, et Baltimaadest anname Eestile rohkem kui Lätile, Leedule, seepärast et me seal käisime koridorides rääkimas, et see on väga tsentraliseeritud ja vaadates ka praegusel hetkel siis solidaarsusmehhanismide toetussummat, mis siis tuli Eestisse, tuli Lätisse, Leedusse ja Fääri saartele, siis Eesti on seal nendest 4 kõige viimasel ehk 4. kohal, et see on siis konkreetselt seotud sportlikust tasemest ja sellest, kui on see sportlik tase kõrgem, siis on ka need summad ja need miljonid siis UEFA poolt tulevad siia riiki suuremad, et see on suht selline lihtne mudel, et mängid hästi jalkat, siis suure tõenäosusega on need toetused suuremad. Tuleb raha ka rohkem sisse. Tuleme treeneri tasude juurde tagasi, et Eestis teatavasti 2 sellist pudelikaela võib-olla, mis Jalgpalliliidu vahendeid ei paisuta nii palju, kui need võiks, on võib-olla piletimüügist võiks saada rohkem tulu, eks ole, võiks olla vaatajaid alati rohkem. Ja teine asi on ka telelitsentsid, mis suurematele Euroopa alaliitudele ja maailma alaliitudele toovad regulaarselt raha sisse, mida ka Eestis ei ole. Et kui me räägime treeneri tasude tõstmisest ajas, kust klassikaline selline valimiskampaania küsimus? Mis katteallikad on? Kust need vahendid siis tulevad? Jah, et trükikoda ehitada ei saaks, aga ja ütleb, et praeguses ju süsteemis, ühest me natukene rääkisime, et tegelikult see diskussioon riigiga või isegi, ma arvan, survestamine riiki, see on isegi võib-olla õigem otse välja öeldus, pärast, et ega keegi ei tule kandikul midagi pakkuma, peab näitama ennast, et me oleme nii suur, mitte ainult jalgpallikogukond, terve spordikogukond, kui palju on treenereid üldse Eestis kokku, kes maksavad ka makse, eks, et see on väga suur töötaskond ja selline eriala, mis vajab rohkem tähelepanu kindlasti ka riigi ja omavalitsuste poolt, et see oleks kindlasti üks allikas, mis peab olema tunduvalt suurem, aga teine loomulikult, et kui tuua Jalkaliidu poole, siis ka Jalkaliit peab oma ressursid vaatama, et kuhu seda raha, mis on nagu mingi toetus, kuhu suunata, et kui me vaatame või mõtleme seda, et treener on number 1 prioriteet, kes võib viia meie nii-öelda nagu noorte ja jalgpallitaset kõrgemale, siis tuleb võib-olla leida vahendeid, et lisatoetust just treenerite suunal ka läbi Jalgpalliliidu. Ehk et seal 2 suunas, et üksi Jalgpalliit loomulikult kindlasti ei ole võimeline, ütleme, viime 2000-ni nüüd selle brutopalga, et Jalgpalliit maksab kinni. Et võib-olla mingit osa oleks võimeline, ütleme, lisaks
alaliidu need jalgpallitreeneritele, aga kindlasti on see riigipoolne eestvedamine, et olla nähtav ja pildis suhtluses riigiga, et treenerite eest seista ja seal taustal loomulikult ka läbirääkimised, et kuidas seda treeneri tööd väärtustada, et viia nad siis tõesti kas seal õpetajate või huvihariduse nagu töötajate süsteemi, et selle palkadega, et kuidas seda nii-öelda lahendada riigiga, aga see on liiga pikaaegne nii-öelda nagu muutus, et see toetuste pool peab tulema praegult ikkagi kiiremini, sest ega siin, kui praegult vaadata nagu klubide olukorda, jällegi saab oma klubi pealt, aga ma ju suhtlen ka teiste klubidega ja tegelikult meie rahastus ju süsteemid on tegelikult kõigil suht sarnased, ehk et ma võin enam-vähem veendumusega öelda, kui palju näiteks Kalevi jalgpalliklubil neid toetusi või riigitoetusi või asju tuleb või kuskil mõne kergejõustikuklubil, siis me oleme suht sarnases seisus ja tegelikult ega ainuke variant on praegult, et treenereid hoida klubidel see, et need lapsevanema rahakoti kallale, eks. Tõsta treenitasusid. Ei ole alternatiivi. Kui sul nüüd ei tule hüppa mingi kõva toetaja kuskilt, siis ei ole alternatiivi. Kui sa tahad elus püsida, siis on. Ja mis see efekt on see, et lapsed läheb trennist ära. Ja kas see on nüüd nagu eesmärk, ei ole ühelgi klubil see eesmärk. Ma arvan, et kõige vähem saab olla riigil see eesmärk, et veel vähem lapsi liiguks. Et see on nii terav nagu küsimus, et kõik, kui sellest räägid, nagu kõik noogutad kaasa, aga keegi nagu ei tegele kuidagi, et nagu, et äkki läheb mööda või ei lähe mööda, see läheb aina hullemaks. Üks variant veel on jalgpalliakadeemiad siduda riikliku haridussüsteemiga ja sealt läbi haridusministeeriumi raha kaasata, mis on ka kõlanud praeguse juhatuse poolelt, aga ei ole veel piisavas mahus sisse viidud. Mu küsimus on sellega, et miks Audentesest mingi hetk ära mindi siis sealt riigi alt, aga vahet ei ole. Sellest, et seda saabki ja peabki diskuteerima, et kuidas leida neid võimalusi, neid lisarahastuse võimalusi, et jah, oleks meie poolt väga selline uljas öelda, et raha tuleb igalt poolt juurde ja selles suhtes lahendame kõik mured ära, et fakt on see, et see fookus peab olema treenerid, sinna peab raha juurde suunama ja seda peab ka tugevalt fokusseerima eelarveliselt. Ja nüüd vaadata ja lihtsalt öelda välja siin mingisugused miljonid, jah, et suuname treeneritele ja teadmata, mis seal tegelikult toimub, okei. Täistöö saad teada siis, kui sa vaatad ikkagi eelarve ilusti üle ja mis seal tegelikult toimub, aga seal on paar kohta, kui me võtame näiteks jalgpalliliidu iga-aastane kulu, et ülal pidada meistriliigat, ainult meistriliigat, premium-liigat, on 2,1 miljonit. Kas seal sees on mingisugust luksust, mida võib-olla praegusel hetkel me ei saa lubada, kuna meil selgroog on paigast ära, alaselg valutab ja siis vaadata selle nurga sinna poole. Kui vaadata jalgpalliliidu, siis tööjõukulusid ja nüüd võrrelda ennast korraks, ja ma ei ütle, et see ainuke võrdlusmoment on meie enda naabritega, aga kui korraks võrrelda, siis näiteks Soome jalgpalliliidus ja Läti jalgpalliliidus töötab palju vähem inimesi, kui on praegu Eesti jalgpalliliidus. Nüüd mitte, et paanikat tekitada, et siis kui meie tiim tuleb jalgpalliliitu, et siis hakkavad süksteist toimuma, aga lihtsalt adekvaatselt üle vaadata, kas see on nagu mõistlik koht, kas jalgpalliliit peab nii paljude asjadega tegelema, kas seal on siis sellega, et võib-olla on siis klubidele vaja anda nagu seda tegemise asja. Et kindlasti on need kohad siis, kus vaadata ka selle kriitilise pilguga siis finants üle ja kui me näeme, et see fookus peaks ka olema jalgpalliliidu enda eelarvest treenerid, siis leidma need võimalused. Muidugi sinna juurde tuleb erasektoriga rääkimine, leida neid sponsoreid juurde, et siis jalgpall veel suurema kandepinnaga oleks ja jälle lähme sinna juhatuse tasandile, need inimesed, kes sinna paati tulevad, nad on kõik võimelised seda tegema, see toob rohkem head kuvandit jalgpallile juurde.
see omakorda võimendab kogu seda protsessi. Jah, riigiga peab muidugi rääkima minema, kas seal nüüd paari aasta jooksul suuri muutusi võib tulla, suure tõenäosusega mitte, sest et ikkagi kerged ajad ei ole, aga see ei tähenda seda, et seda tööd ei peaks tegema, seda tööd peab tegema teiste spordialadega koos, sest teistel spordialadel on samamoodi see probleem, sest et töötaja keskmine palk on kultuurivaldkonnas siis töötavatest inimestest kõige madalam ja sellega peab tegelema, leidma neid võimalusi. Tuleme kohe selle eraraha kaasamise juurde korraks tagasi, aga Martin, ma tean, et mis sinul on südamel üks asi, kuhu kohe vähegi potentsiaalselt vabanenud ressurssi võiks suunata, on see, et treeninggruppidel Eestis täna valdavalt on üks treener ainult, samas kui Soomes, Rootsis on neid 2-3. See on ma arvan, ma olen vist 15 aastat sellega maadelnud nagu oma klubi sees, et eesmärgiks ütleme, et kui siin keskeltläbi 15-20 last treeninggrupis, et ühe treeneriga on tegelikult, et väga head tööd teha nii-öelda nagu on ikkagi keeruline, et võiks või peaks olema, aga elu läheb nii palju nii-öelda nagu eest ära, et kui kuskile gruppide juurde suudad, siis ma ei tea, inflatsioon ja palgaralli ja kõik, mis on ju, et sul on hea, kui sa suudad ühtegi treenerit hoida, et sul ei ole ju mõtet hoida 2 treenerit grupil, kes on täiesti motivatsioonipuudus või tegelikult jooksevad kuskilt päris töölt siis nii-öelda nagu gruppide juurde treenima, et loomulikult siin tuleb see vabatahtlike teema ja kõik selline, mis on võib-olla üks alternatiiv, mida juba tegelikult mõned klubid praktiseerivad, proovivad, katsetavad, et see on ka mõttekoht võib-olla, millest natukene rääkida pärastpoole, et kindlasti me peame leidma alternatiivvõimalusi ka. Ja kui me vaatame nagu Euroopa poole või Skandinaavia poole, seal samas Soomeski, millest jutt oli, siis seda vabatahtlikkust on väga palju, ka treeningtöös. Meile väga niisugune vahest isegi nagu mitte arusaamatu, aga võõras, väga võõras, jah. Et võõras, et keegi ka ilma rahata midagi teeb, eks. Aga see on arvatavasti ühiskonnana me ei ole hetkel selles ja see on täiesti loomulik, et kui me vaatame praegu, et inimestel nagu endaga hakkama saamine on problemaatiline, siis on raske ka neilt nagu, ma ei tea, loota või ei tahta, aga ma olen veendunud, et see tegelikult need võimalused on olemas, et natuke treeneri siis seda töö kvaliteeti tõsta. Ehk et treener saaks tegeleda siis ikkagi ainult selle treeningtööga ja seal kõrval, kui tal oleks nende sama laste vanemate näol vabatahtlikud, kes aitaks tal seda treeningtööd mitte täiskohaga, mitte igapäevaselt, aga võib-olla mingit moodi reguleeritult kindlate reeglite järgi, et vanemad, kes ei ole võib-olla jalgpalli taustaga või treeneri või õpetaja või pedagoogi, et tal ei ole kindlasti õigus õpetada võib-olla, aga ta saab organiseerida, ta saab hoida silma peal, ta saab lahendada võib-olla lastega omavahelisi mingisuguseid konflikte, et olla nii-öelda nagu abiks, sest et hetkel on ju treener, mitte ainult jalgpalli, igasugune treener on ju suuresti sotsiaaltöötaja, et tegelikult peale selle oma treeningtööd tegeleb kõige ju muuga ka, on ju, mitte ainult lastega, laste vanemate ja kõige, ehk et väga suur ressurss tema tööst läheb tegelikult nagu muuks asjaks, ehk et me saame võib-olla siis natuke seda töö kvaliteeti tõsta, kui me saame sinna kõrvale nüüd vabatahtlikke, aga seda saaks nii-öelda mitte ainult propageerida, aga organiseerida või sellise põhja luua ka jalgpalliliit, et mis need reeglid, tingimused, mingisugune, seda ei pea jalgpalliliit nagu läbi viima mingeid koolitusi või asju, aga know-how'd nagu või panna kokku selline programm, et klubid saaksid kasutada oma lastevanemad
lastevanema heas mõttes ära. Sest kui me noh, kõik lapsed trennis käivad ju, näevad, et alati mingid kindlad vanemad, kes neid treeninguid vaatavad, kes on nii-öelda natuke nagu kibeleks võib-olla millegiga aitama, kes treeneriga rohkem suhtlevad. Et kui nemad aitavadki nüüd bussisõita, need aitavad reseerida, mingi, ma ei tea, turniiride korraldada, treeninguteks ette valmistada, panna neid märke maha, aidata seal lapsi mingisuguste asjadega, et juba oleks natuke jälle abi juures, eks. Üleskutse kõigile kuulajatele, lapsevanematele, jalgpallihuvilistele, kes praegu kuulavad, andke endast märku. Ja seda, et loomulikult siin on, loomulikult on ohu need, et me ei saa, me teame ka lapsevanemaid, kes on väga teadlikud, kuidas peaks treeningut tegema ja nii ise liiga teadlikud. Ja ise võib-olla omamata, ehk see peab olema kindlalt nagu paika pandud, et oleks ka vanemalt teada, milleks ta seal on, mida ta teeb. Aga see ei saa olla talle ka nagu kohustuslik, et ta ei pea võtma, et 3 või 4 korda nädalas ta peab seal nagu treeningul käima. Võib-olla on tõesti 4-5 vanemate grupp, kes ühe grupi juures tegutsevad ja üks päev on üks, teine kord teine abiks, aga neil on kindlalt paigas, neil on võib-olla klubi sees tehtud mingisugused koolitused, mida on võib-olla jalgpallid kokku pannud, suheldes klubide inimeste koolitusosakonnaga ja nad saavad olla toeks, et mis ei nõuaks üldsegi ressurssi või raha. Ja see Jalgpalliliidu roll siin teie nägemuses saakski olla see, et klubisid juhendada, kuidas seda kaasatust suurendada. Struktuuri loomine. Struktuuri loomine. Et ta, ütlengi, et ta ei pea võtma võib-olla isegi kohustust seda, et ta peaks hakkama neid lapsevanemaid koolitama. See on jällegi raha ja ressursse. Kuigi meil on praegu ka koolitussüsteemis ju olemas laste jalgpallis ja esimene astme koolitus, kuhu ka kõik lapsevanemad võivad minna, natuke aimu saada, mis spordimaailmas nagu toimub ja sünnib, aga et võib-olla luua selline pakett, ma tean klubisid, näiteks Tartu Tammeka klubi teeb sellist projekti lastevanematega ja kindlasti on tal juba mingeid väikseid kogemusi töötab ja seda peaks nii-öelda nagu klubid omavahel jagama, et me oleme praegult, nagu Ragnar ütles, et miks mina nagu siia paati astusin, siis õige, et tõesti ma olen kapseldud näinud oma seda, mõtlen oma Viimsi jalgpalliklubi ja mõtlen väljaspoolt, et okei, jalgpalliliit on siin mingisugused asjad nagu toimivad, aga ma mõtlen nagu väljaspoolt, et tõsta nagu taset või midagi, et ma pean vaatama väljapoole, isegi väljapoole Eestit, jah. Pärast, et ma ei näe nagu mingisugust suurt arenguhüppe võimalust, kui ei ole, et see nagu natukene vale tegelikult eluaeg jalgpallis on, peaksin ikkagi üritama vähemalt panustama Eesti jalgpalli tervikuna ja ma ei saa kritiseerida siis kedagi, kui ma seda ei tee, on ju. Ja samas, kes võiks olla sobivam inimene, sa oled treeninud nii koondist kui lasteaia lapsi, et ma arvan, et sellist kogemuste pagasid. No jah, ma ei tea, kas on nagu hea, et lõpuks võiks olla ikkagi nagu spetsialiseerunud, kes on niisugused nagu teab hästi mingit võib-olla vanust, on ju, noh. Aga loomulikult kogemuse mõistes on see, et tõesti, et kuidas laste lihtsalt, et kogu see spektrum on ära nähtud ja need vajadused. Aga et meil on kogu see süsteemiga tekkinud niisugune õudne vastandumine kõik ka klubid, jah, et kõik on niisugune, et nagu võitlus, ma saan aru, et väljakul on võitlus, kui mängime omavahel, aga et see koostöö on nagu tahaplaanil, kõik nagu häldivad teineteist, et tegelikult see ei vii edasi. Me teame, et kui me koos saame olla nagu tugevamad kui üksteist oma ideede asjadega nagu toetame ja aitame ja jagame, eks, et jalgpalliliit peab suutma oma toetusmehhanismide asjadega just seda poolt nagu toetama, et jalgpalliklubid sooviksid teha koostööd, mitte seda, et me nagu oma vahel igaüks kisub tekki nii-öelda nagu enda poolele, eks, ja siin tippklubide juhtidest rääkides, siin on ju välja öelnud, Viktor Levadast oli juttu, et
ta mõtleb ju kindlasti ainult oma klubi, võib-olla hästi palju ka oma esindusvõistkonna pilgu läbi, aga see ja tal on mugav, ta on harjunud Aivariga, et see on see mugavustsoon, eks, ja me teame, et mugavustsoon ei vii asja edasi. See koht, kus asjad ei kasva. Kus ei kasva, et ja kui öeldakse, et mul on öeldud, aga Ragnar ju ei tea nii palju kui Aivar. Ja loomulikult ei tea. Keegi ei tea, seepärast keegi pole seal asja sees, kellegi pole antud võimalust nagu ja ma tooks hüpoteetilisi küsimusi, et aga kui Aivar üks hetk ei saa olla enam president, mis me teeme siis? Ütleme, et me ei ole suutelised, keegi jalgpalliliitu juhtum, paneme uksed kinni. Mis praegu vahest mõndade klubide või jutust jääb nagu aru, ma mõtlen, et no täitsa lõpp, et kas siis nagu, et ega praegu, kui Aivar on UEFA täitevkomitees väga okei positsioon nagu Eesti jalgpallile, ehk et lobitööd seal teha, et need väikeriigid oleks pildis, eks, et ongi hea tegelikult koht Eesti jalgpalli toetamiseks, et ma kiirelt küsin, kuna Pohlakut on, siis oleme siin nii palju täna maininud, et kas selle kampaania käigus lisaks meedias kõlanud sõnavõttudele nii-öelda teineteise juhtimisstiili ja kampaania kohta, kas sa oled Aivar Pohlakuga ka ise sellest rääkinud, olete te puutunud kokku sellest hetkest alates, kui sa oma kandidatuuri teatavaks tegid ja kuidagi neid asju ka niimoodi silmast silma arutanud või ei ole see praegu see aeg, kus seda teha? Põgusalt me siin oleme 2 korda kohtunud, 1 kord siis 10. detsember, kui enne seda pressikonverentsi ma teavitasin või helistasin Aivarile, ütlesin, et ma lõpetan enda mängijakarjääri ja siis kandideerin ja teine kord oli kuskil 2 nädalat tagasi, kui oli European Club Associationi kohtumine, koosolek siin Tallinnas, et siis, aga sellest selline põgus ja teistsugune vestlus, aga tulles tagasi siis korraga selle vabatahtlike võimaluse juurde, mis siis Eesti jalgpallis võib-olla on kasutamata veel, see on kindlasti, võiks olla see suund, kus siis ka Jalgpalliliit aitab sellele kaasa, et seal on, et meil oleks ikkagi võimalik, et meil tekivad need tugevad treenerid ja siis need treenerid on ikkagi see selgroog ja ma ütlen välja, et Jalgpalliliit peab leidma ja ma isiklikult näen, et me leiame 1,2 miljonit iga aastaselt, et investeerida treeneritesse läbi Jalgpalliliidu siis ressursside. See on kindlasti väga tähtis asi meie jaoks, sest et meil on vaja leida ka see finantsiline väärtustamine nendele treeneritele juurde, seepärast et vaatad seda tendentsi, kus siis see kaadri voolavus, isegi see natukene, mis siia juurde tuleb, on väga suur jalgpallitreeneritel. Sul tulevad nooremad treenerid, selline maksimum 2-3 aastat ja nad lähevad teistele elualadele, seepärast et see finantsiline võimekus ära elada, seda ei ole ja kui sul naine ütleb, et raha sa ka sisse ei too ja nädalavahetused käid turniiril ka, et nagu kuule lõpeta ära, nagu, et raha ei ole, aega ei ole, et selles suhtes, et siin ma ütlen ka välja, et jah, selles suhtes me peame leidma suurusjärk kuskil 1,2 miljonit iga aastat, mis me investeerime treeneritesse. See on ka minupoolne siis ja meie tiimi lubadus, et need asjad ära teha, panna ka Jalgpalliliidu siseselt see eelarvefookus ja nagu enne mainisime ka need, kuskilt tuleb siis seda kokku tõmmata ja seda tuleb teha. Et siis me jõuaksime sinna faasi, kus siis ongi tugevad, pädevad treenerid, sinna juurde me saame siis implementeerida ka need vabatahtlikud, kes siis on see toetav funktsioon, aga samamoodi me peame selle suuna võtma ka sinna poole, mis siis on nende treenerite ja eriti noorte treeneritega sellise pedagoogilisuse taseme tõstmine, mis siis on minu jaoks või mis ma olen täheldanud nüüd Eestis tagasi olles, et ühe ametina ma olen ka lapsevanem, kus 2 poega mängivad siin Eestis noortesüsteemis ja ma leian, et seal on väljakutseid meil tänapäeva noorte treeneritele ja võib-olla need UEFA koolitustest tulenevalt ei ole seal nii palju seda
pedagoogilist ja psühholoogilist koolitust, mis siis on nagu väga vaja, et ma arvan, et võib-olla Martinil on, olles ka klubijuht, kes on keskendunud siis noortele, et neid väljakutseid klubis on nagu väga palju, et ma ei tea, kas Viimsis samamoodi on. Jaa, et siin on jällegi pikalt, ma eelmise korra mainin selle, mis ütlesid, et Jalgpalliliidu toetustreeneritele, et see numbrigi tõid välja, mille jaoks väga oluline, et kui praegult vaadata riikliku treenerite tööjõukulude toetuse nii-öelda mõtteid või strateegiaid edasi, eks, siis on välja käidud, et see võiks olla järgmine aasta see brutopalk 1600, siis 27,800 ja 28 vist 2000 või noh, mingisuguse niisuguse hüppega. Et ja 2 nii-öelda nagu võimalust siis, kuidas seda teha. Ühes on nii, et riik paneb sinna siis teatud raha juurde, ehk et see nii-öelda piltlikult 50-50 protsentuaalselt 50 riik, 50 klubi, et see alam brutopalk oleks koos, et see tõuseks. Aga teine alternatiiv on see, et riik ei pane raha juurde, aga see reeglid või see brutopalk ikkagi on 1600, 1800, 2000 ehk mõlemal juhul tegelikult ju see rahaline finantskoormus langeb ju klubidele. Ehk mõlemal juhul see klubipoolne 50%, praegult on 45 riik, 55 klubid, et tegelikult klubid peavad leidma selle juurde. Ja kui ma nüüd ütlen, et kui järgmine aasta see, ütleme, riiki pane raha, aga see 1600 peab olema brutu, siis tähendab, klubid peavad leidma, kus nad leiavad, on ju, jälle tuleme juurde, et lapse vanemad, eks. Et kui riik leiab juurde, siis peab klubi panema natukene vähem, aga ikkagi peab leidma juurde. Et siin on võib-olla üks abi. See proportsioon on ikka põhimõtteliselt peaaegu 50, me võime arutada seal 52-48. Ja, kui riiki pane, siis lõpuks on 35 riik ja 65% klubi. Ehk et see koormus klubile järjest nagu tõuseb. Küsimus, kust kohas seda saada, et treeneri palk tõuseb, mis on nagu hea, eks see, aga finants, kust seda katta või tuluallikad, need ei suurene. Ehk siin on üks võimalus, et Jalgpalliliit suunabki ka oma vahenditest mingi osa rahast sinna, et klubid saaksid selle toetusmeetme üldse kaasa minna. No lisaks oma vahenditele, kui need peaks leiduma, kui suur on kasutamata potentsiaal praegu teie hinnangul erarahastuse kaasamisest? Sa mainisid, Ragnar, enne mainet ka, et kui palju võiks selline uue kuvandi loomine Jalgpalliliidus tõmmata ligi rahastajaid, kes võib-olla varem on otsustanud, et nad ei taha ennast võib-olla siduda sellise organisatsiooni rahastamisega, kus juhi tasemel on väga vastuolulised pealkirjad meedias teinekord. Kui palju selline uus restart Jalgpalliliidule võiks nii töö tulemusena, aga ka orgaaniliselt iseeneslikult tuua juurde eraraha, mida mingis osas saaks suunata klubidele just treeneritasude tõstmiseks? Ja see on ka kindlasti meie tiimiga fookus, et seda erarahastust, seda võimalust leida, et neid toetajaid leida ja võib-olla selline suund, mis siis meie praegusel hetkel näeme ja kui selle ühe sõnaga kokku võtta, siis see suund ja muutus on rõõmsameelsus. Et seda me tahame tuua ka jalgpalli juurde tagasi või juurde. Ja kui praegusel hetkel vaadatagi, et väga palju selliseid skandaale on ka Eesti jalgpalli ümber ja ka Jalgpalliliidu võtmes olnud viimastel aastatel väga palju ja ka sellise 10 aasta jooksul päris palju ja et kui ennem siis Jalgpalliliit ühe mõõdikuna või sellise edumõõdikuna tõi ka välja selline kohtuniku suuna, et siis viimastel nädalatel on ka, tundub, et see kohtunike fookus on päris suur olnud, et ka selles suhtes ka negatiivse poole pealt, et kohe kindlasti see, mida me soovime tuua Eesti jalgpalli juurde, on see rõõmsameelsus ja see tähendab, et see ka
toob juurde neid teisi inimesi, kes siis soovivad panustada sellel teekonna ja ka läbi siis toetamise. Ma võin ka, et oma nagu kogemustest ka klubi jalgpalli tasandil siis on väga palju olnud inimesi või firma juhte, kes ütlevad, jalgpall on äge, aga nad nagu hoiavad distantsi. Ehk et mina ei ole ka see või meie see, kes ütleb, et iga asi, mis ajakirjanduses räägitaks, peab olema nagu meil ei ole nagu neid mõõdikuid, et see ongi täpselt nii, on ju, et alati võib olla natuke üks pöörab nagu, aga ütleme, seda negatiivsust on jalgpalli maine on nii ja naa, ütleme ühiskonnas, eks, et lihtsalt minu jaoks isiklikult ja kui utreerides, et saavutamegi edu ja 19. juuni tuleb see muutus ja see muutus tuleb, siis terve Eesti jalgpall ja terve Eesti jalgpalliliit on lihtsalt liiga ühe persooni kuvandis. Selles suhtes mingi hetk oli see väga hea ja nüüd võib-olla on see langus tulnud, et see ei saa olla ühe persooni sellises kuvandis ja image'is või egos kinni, et see Eesti jalgpall lihtsalt on nii palju rohkemat kui üks inimene, et ja vaadata ka seda siis võimekust neid teisi inimesi kaasata sinna ja ka erasektorit rohkem kaasata, et see võimekus on kindlasti suur, potentsiaal on suur. No kõlab nagu mõni firmajuht võib-olla praegu ootab huviga, et kas tuleb see muutus või ei tule see muutus. Ma tahaks lõpetuseks siia veel tegelikult, Ragnar, et sa räägiksid põgusalt ühe looga sellest, et ma tean, et see pedagoogilisuse aspekt seal treeneri töös on miski, mis on väga oluline su jaoks, et sa oled seda ise saanud kogeda, sa püüad seda ise ka edasi anda. Et põgusalt võib-olla ma tean, et sa mainisid, et kunagi Viljandist on sul üks lugu sellest, kuidas treener, kes oli üleüldsegi sõudetreener, viis lihtsalt oma väga hea inimliku oskusega 20 poissi siis A-kategooriasse lihtsalt oma oskustega, mis polnud võib-olla üldsegi nagu mingisuguse konkreetse kvalifikatsiooniga seotud, et võib-olla, et illustreerida seda punkti, et äkki sa räägid selle loo? Jaa, et võib-olla ka kiiresti seda korraks nagu laiendada, et mina isiklikult näen probleemina väiksema probleemina, aga probleemina ikka, et jalgpallitreenerid siis läbivad selle UEFA koolitused. Kehakultuuri läbivaid jalgpallitreenerid on vähe ja nad EKR-ideni jõuavad läbi siis UEFA koolituste, kus seda pedagoogilist ja psühholoogilist koolitust on väga vähe ja ma seal näeksingi Jalkaliidul seda potentsiaali, et seda lisakoolitustena juurde pakkuda, seepärast, et see jääb vajaka tänapäeva ühiskonnas need väljakutsed nii nende noortega kui ka lastevanematega järjest huvitavamaks ja teistsuguseks lähevad, et nad oleks siis ka koolitatud, nad oleksid valmis selleks, nad oleksid ka sellest kaitstud treenerid, et seda suunda ma näen ja võib-olla selle pedagoogilisuse tähtsuses, siis jah, minu esimene treener Viljandist, kus meil oli 20 poissi, need olid need 84-85 sündinud poisid. Meie esimene treener oli sõudetreener, kes siis oli kehakultuuri läbinud ülikoolis. Jalgpallist ei teadnud midagi, ta võttis selle grupi ainult sellepärast, et kedagi teist ei soovinud treeneriks saada, jalgpallitreeneriks Viljandis ja ta poeg mängis seal. Ja see eriline inimene, kes siis selle teekonna ette võttis, oli Aarne Graumann. Ma tänan teda südamest, kui kahjuks ta on meie seast lahkunud. Aga lihtsalt oli suuteline ka teise nii-öelda spordiala esindajana aru saama, mis on meie jaoks vajalik, kuidas me sinna järgmiste sammudeni jõuame, sinna tõususeni, et ta alati suutis selline out of the box mõelda, et kus siis me käisime. Selline lõbustreening oli näiteks see, kus me Viljandis selle lossivaremate mäest saime kelgu või siis kilakotiga alla lasta, aga üles pidime täisprindiga parema, et sa tegid ikkagi trenni ära, aga tema seda siis sõnastas kui lõbusat treeningut, et see on selline
kastist välja mõtleva treeneri nagu hea tunnus, et seda me peaksime kindlasti nagu soosima, sest meil ei ole ka siin Eesti jalgpallis ideaaltingimusi, me väga palju peame kuskil kompenseerima ja sellised treenerid on siis suutelised ka kompenseerima kastist välja mõtlemisega, et see on kindlasti väga vajalik ja siis see treener suutis ikkagi meid väga kaugele siis viia, sest meie grupist on tulnud Sander Post, Jarmo Ahjupera ja siis mina, kes me jõudsime A-koondise tasemele ja välismaale ja siis oli seal Raiko Mutle, Heiki Talimaa, kes siis jõudsid lõpuks FC Florasse ja tulid ka Eesti meistriks, et 20 poisist 5 tükki sinnamaale saada on väga okei tulemus sõudetreeneri kohta. Nii et ei ole üldse mitte võimatu. Paneb hea lati ette jalgpalli, aga ja ma olen ka nõus, et oma kogemust ka, et see tänapäeva treeneri amet, jällegi ma toon võrdluseks õpetajaid, mille pärast ma olen ühes Viimsi koolis ka ühe kooli hoolekogus, ma näen neid muresid ja probleeme, mis seal on. Et ühest küljest me peame nagu õnnelikud olema treeneritena, et meil käivad noored lapsed, kes seal tahavad käia. Koolis peavad kõik käima, eks, et tegelema. Aga et kuidas kaitsta just treenerit, et tal oleks selline haridus või koolitus, et ta oleks julge suhtlema nende laste ja vanematega, sest on ju praegult nagu suund sinna poole, et või praegult on olukord see, kus lapsevanem on kõige tähtsam laps, treener ja klubi on seal isegi all, et see peab olema, kui on hästi organiseeritud klubi, hästi kvalifitseeritud, head, targad treenerid, et ikkagi nemad nagu juhivad seda treeningprotsessi, mitte vastupidi ja ka, et samad need treenerite kaitse, et nad oleks ka kaitstud igasuguste intsidentide asjade eest, et nad teaksid, kuidas käituda, sest praegult me ju ajakirjandust on väga tihti, kui jälle mõni treener tuleb fookusesse jälle, et tegi liiga kõva häält või midagi, et treeneri amet varsti niimoodi, et keegi ei taha enam seal ollagi, pärast et nii palju ohtsid on ju, et finantsid alaväärstatud ja väärtustatud ja ka selles suhtes, et suure tõenäosusega on suur tõenäosus, et sind kutsutakse selliseks halvaks inimeseks. Lisaks võib olla ka ettevalmistuseks ole vaimse psühholoogiliselt, et tegeleda just tänapäeva noorte väljakutsetega, mis on kindlasti viimastel aastatel muutub üha kiiremini seoses sotsiaalmeedia ja kõikide nende väljakutsetega, mida see endaga kaasa toob. Kõige see on täpselt ja ka oma klubi pealt mõtlen, teeme praegu koolitusi, kuidas autistlike ATH diagnoosiga et paremini mõista, seepärast, et neid satub, neid on, et sa pead olema valmis sellisteks olukordadeks ja ainult selleks, et treenerid oleks, saaksid paremini oma tööd teha, eks, et see on tänapäeva elu ja me peame sellega kiiresti kaasas käima, ja ongi, et ja kui ainult kaasas käime, siis vahe võib-olla muu maailma käib, et me peame ikkagi ka sama infotehnoloogiat võtta või oma nutikust, seda eestlaslikku kastist välja mõtlemist, et veel midagi ekstra, et veel nii-öelda paremad olla ja seda toetama ja jalgpalliliit peab olema see üks nii-öelda eestvedav jõud seal, et kes seda asja nii-öelda nagu need tingimused loob. Ja infotehnoloogiast ja innovatsioonist me räägime tegelikult ka edaspidi ühes episoodis veel täiesti eraldi, et see kindlasti ei olnud viimane episood, see oli alles esimene episood, et Ragnar Klavani podcast kindlasti nüüd kuni selle 19. juunini jätkab. Martin Reim, Ragnar Klavan, suur aitäh täna selle vestluse eest ja järgmises episoodis on Ragnari kõrval juba keegi teine. Tulge ikka uuesti tagasi ja kohtume järgmises episoodis. Aitäh. Oli väga meeldiv.